Tervist ja tere kuulama järjekordset episoodi saatesarjast investeerimisedeede universum, mille toob teieni KPMG Estonia ja stuudios on kaassaatejuhid Hanno Lindpere, tervist. Tere päevast. Ja Ando Sinisalu ja tänane külaline on Silver Hage Astri Grupist ja me alustame sellest, et igaüks räägib, kuna saate teemaks on kaubandus, et räägib sellest, milline on tema kokkupuude kaubandusega, et Silveri jätame viimaseks, kuna tal on see kõige suurem see kokkupuude, ta on selleks ka siia kutsutud, aga Hanno, sina ja kaubandus, mis teid seob? Oi jah, mind seob ikka palju asju, et me oleme tegelikult sama aastakäigu inimesed ja mina olen nõukogude ajal üles kasvanud ja mäletan seniajani, kuidas ma oma tennise jalatseid vist 5 korda kusagil lappisin või midagi taolist, mul ühed olid siis, et tallad läksin nagu läbi ja sellest ajast nagu ikka, et sul on tekkinud mingi, ütleme, et võib-olla natukenegi ebaterve huvi asjade vastu. Et mingi kaubanduse vastu sellise sillerdava, särava kõigi nende teemade osas. Defitsiidi ajast on sinust trauma tekitanud. Täpselt ja sellise lapsepõlve trauma, et ikka kui midagi varuks, ma praegu seniajani ostan, kui mul midagi meeldib, siis ma ostan kohe nagu mitu asja. Nüüd ma olen selle ära õppinud või mingid saapad või mingid püksid sobivad, siis kohe ostad 2 paari ära, paned nagu varru, et selline nõukogude aegne mentaliteet. Ja tegelikult seniajani, kui ma igal pool ringi käin, mulle kaubandus meeldib, ma ei teagi miks, eks ole, kas see nüüd tuleb sellisest ajastu vaimust, aga ega neid väga palju neid inimesi ei ole meil töö juures ka, me oleme konsuldifirma, mina ja Tarmo oleme seal ainsad, kes ütleme, et sellise kaubanduse vastu nagu sellist sisemist, ütleme põlemist tunnevad, kui ma igal pool reisin, siis ma ikka üritan sellised jaekauplused ja võib-olla mingid kaubamajad ja mööblikauplused ja läbi käia, miks, ma olen enda käest ka küsin, miks, et minu arvates see on selline võib-olla ka üks väga hea väljund või pilt sellest, kuidas inimesed elavad, mida nad väärtustavad, et mis neile meeldib. Et sa saad väga, väga palju infot. See on nagu tänapäeva antropoloog, et sa lähed mingi võõra hõimu juurde, siis sa lähed teise riigi kauplusi. Sa teed nagu arheoloogilisi väljakaevamusi, see on natukene ja ma olen siin täna võib-olla saates ka teoreetiku ja praktikuna, et siin eelmine kümnend me siis üritasime globaalsele turule viia sellist, ütleme, et brändi ja toodet nagu Fatburner. See olime funktsionaalne jook, ilmselt me olime oma ajast ees. See trauma, mis ma teada sain, ma olen sinna enda raha investeerinud, et ma olen isiklikult enda raha investeerinud, et mul on enda kogemus. Ma olen siis maakerale peaaegu tiiru peale käinud, USAs käinud, Dubais käinud, vaadanud ja seda brändi nagu müünud. Ja siis, mis ma siis lõpuks teada sain, et kui ma olin päris palju raha ära põletanud, et näiteks Inglismaal maksab uue joogi turule toomine 1 pound inimese kohta. Kui sa ütled, su sihtrühm on näiteks 10 miljonit inimest, siis sa pead kulutama 10 miljonit poundi. Vot seda oleks võinud mulle keegi varem öelda, selle investeeringu sinna tegin, aga ma lõpetan nüüd ära, muidu ma võin veel pikalt jutustama jääda. Mina olen kaubandusega kokku puutunud nii palju, et ma olen korraldanud umbes 10 aastat kaubanduse aastakongresse koos Äripäeva ja Kaupmeeste Liiduga ja selle kaudu siis päris palju ka kaupmeestega suhelnud ja ise seal kongressil osalenud ja neid paneeldiskussioone juhtinud ja saanud üsna palju sealt ka teadmisi ja mitmete välisekspertidega, keda siia olen kutsunud, siis suhelnud, et see on nagu... Sul on ka lapsepõlvetrauma? Lapsepõlvetrauma, mul on kaubandusega praegu selline seos, et ma just olen siin kõigile, kes viitsivad kuulata, rääkinud seda, et ma veedan praegu rohkem aega jäätmejaamas kui kauplustes. Ehk et ma olen kolinud siin paar korda. Asjad mulle. Ja ma olen kolimiste käigus kogunenud varandust nii palju, millega midagi peale hakata jutumärkides varandust, et ma olen ilmselt jäätmejaamades rohkem aega veetnud kui kauplustes, aga ma ka reisides käin alati vaatamas erinevaid kaubanduskontseptsioone ja ma siin teile ühes kirjas ka ütlesin seda, et kui ma konverentsidel kuulen kogu aeg seda juttu, et innovatsioonid siin ja innovatsioonid seal, et ma julgen seda öelda, et näiteks kaubamajast pintsaku ostmise kogemus. Täna ma olen seda proovinud teha viimase aasta jooksul nii C&A kaubamajas Berliinis kui siis näiteks Marks & Spenceris Londonis. Ei erine mitte millegi poolest sellest samast kogemusest 30 aastat tagasi. Et 0 innovatsiooni, täpselt sama ebameeldiv kogemus kui siis.
aga sellest me võime rääkida. Me oleme sellised hobikaupmehed või kaubandushuvid. Silver on nüüd päris kaupmees, et Astri Grupi üks omanikest, et räägi oma teest kaubandusse. Kusjuures see on väga huvitav küsimus, ma ei olegi kunagi niimoodi mõelnud, et kus see kõik alguses sai, et siin on ma arvan, võib-olla üks pool on see, et ongi, et mu pere on pikalt olnud siis Astri Grupi üks aktsionäre, ehk siis mul on väiksest saadik olnud seal mingite nende kõigepealt selle Veeriku poega seal Tartus ja Kivilinna poega ja siis Lõunakeskusega, mis avati seal 2001, et seal on olnud kogu aeg see, et mind on kaasa tassitud ja nii edasi, et sealt on ilmselt tulnud mingi impulss ja siis ma ei tea, mu emal on lihtsalt päris hea maitse ka, et siis kuidagi see võib-olla mingitel asjadel selle kaubanduse poole suunanud, aga võib-olla kui mõelda, siis esimene suurem impulss oli, et ma 2007-2008 elasin Jaapanis aasta aega, õppisin vahetusõpilasena ja siis seal tekkis, nägin seda igapäevaselt Jaapani kaubandust, mis on oli siis ajast ees ja mõnes asjas nad on siiamaani ees, et see oli suur impulss ja siis seal elades üks jook mul hakkas väga meeldima, mis ma tõin siis maale ka, üks kalpis, et aga kahjuks minu see konteiner jõudis 2008 aasta septembris siia, et see just põhimõtteliselt umbes samal nädalal, kui Lehman Brothers pankrotti läks, nii et ma sain oma selle joogi küll seal Stockmanni ja Selveritesse ja nii edasi müüki, aga ongi, et see masu oli nii rets, et selle niši joogiga, et see ta oleks praegu õige maale tuua, et Te saate Hannoga siis ebaõnnestunud joogi teemal veel südant puistada. Tegelikult see bränd on ikkagi alles, no jah, aga ütleme, natuke muteerunud, aga meil on see hea. See ei ole ebaõnnestumine, see on õppetund, eks ole. Just, ja sealt kuidagi ka Jaapanis olles ja just hiljem tekkis, ongi, et ma olen kogu olnud digi inimene ka, et kogu arvuti taga ja siis sealt tekkis tehnoloogia ja e-kaubanduse huvi ka ja siis ongi, et siin aja jooksul ongi saanud tehtud reklaamiagentuuri, seal hakkasime turundama e-poodi, siis tegime ise e-poodi, Seasonit, siis me tegime Eesti esimese selle grupimüügi lehe Selleri, mis me müüsime seal Cherryle ja siis Bazaari sai tehtud marketplace'i kasutatud riietele ja siis nii edasi ja siis lõpuks jõudsin isegi sinna Astri Grupi ja siis seal on hands on just selle kinnisvara poole peal, tegime ka vahepeal e-kaubanduse poole peal katsetasime, et on jah, väga kaubandusega olnud seotud tegelikult terve elu. Aga mis siin seal paelub või miks sa teed? Ma ei tea, hea küsimus, et võib-olla lihtsalt mingid asju on see, et kui sa oled näinud, kui mingid asju saab väga hästi, kuidas mingid asju saab väga hästi teha, et näiteks ma ei tea, Jaapani näitel või lihtsalt ma ei tea, vaatad mingid e-poodi kuskil, et siis tuua seda sama kogemust siia ka, et ongi, et kui me seda Seasonit tegime, siis ongi, et me tulime välja seal 2011 või 2012, siis e-poodide tase oli tegelikult üsna algeline Eestis, ongi, et kui me sellega välja tulime, siis oligi, me olime paljude jaoks eeskujuks, et paljud suured Eesti tegijad ütlesid, näitasid näpuga, et nemad tahavad ka sellist e-poodi endale, et hiljem näiteks, ma ei tea, me oleme hästi palju maailmas ringi käinud Astri Grupiga, siis vaadanud, mis üle maailma toimib ja üks siuke näide on, et tänapäevane turg, et see, milleks siis sai see Balti jaama turg, et ma ei tea, te kindlasti käisite seal vana turu peal ka, mäletate seda, milline see oli ja nüüd näete, milline see praegu on, et ongi, et see oli mingid siuksed alged ja mõtted olid üle maailma olemas, aga tuua see toode ja panna siin Eestis ka teha mingi sarnane asi ära ja ilmselgelt inimestele meeldib, et see oli turult puudu siuke asi. No välismaalased, välismaa kaubanduseksperdid, kellega ma olen nende konverentside raames kokku puutunud, üldiselt imestavad Eesti kaubanduse taseme üle, et nii väike turg, ütleme mitte kõige rikkam maailmas, aga arvestades siinsete kaubanduskeskuste, ütleme siis kvaliteeti, kui uus see kinnisvara on, kui ilus ta välja näeb ja kui rikkalik on siin sortiment, et siis tekib neil küsimus, kuidas see võimalik on. Et see ruutmeetrite arv, ruutmeetrite kvaliteet per siis inimene ja siis per see ostujõud, mis on, et see on kuidagi väga proportsioonist väljas, et kuidas see võimalik on? Hea küsimus, et ma arvan, et võib-olla see on üks ongi, et kuna me oleme nii väike rahvas, kõik käivad palju ringi, et me näeme, mis igal pool ägedaid asju tehakse, siis kuidagi see on
siia ka jõudnud ja noh, ma ei tea, võib-olla rahvana me peaks rohkem tunnustama, et on eestlastel nagu päris hea nagu maitse igasugu erinevates, ma ei tea, kaubanduses, tehnoloogias, nii edasi, et noh, et teha nagu ägedaid asju, mida siis kohalikud ja ka teised oskavad hinnata ja noh, paratamatult see nagu kapitalismi olukord ka, et kui keegi juba mingi hea asja teeb, et siis keegi teine ei saa enam halvemini teha ja siis see on siuke nagu ülespoole nagu jooksmine, et aga no mingites asjades noh, siin on näha, et ongi, et noh, ka meie tõmbasime siin keskustes pühapäeviti lahtioleku aegu natuke koomale siin hiljuti ja noh, ongi, et mingites kohtades on näha just Tallinnast, Tartust väljas, et mingid poodide suurusi optimeeritakse ja nii edasi, et noh, mingi siuke tegevus käib, aga ütleme noh, praegu ikkagi nagu ongi, et keegi ei saa taset alla ka lasta. No, jah, et üks ilmselt teema on ka see kliima, et noh, mis sa siin talvel võib-olla jah, sellises kehvas teed. Noh, teine asi, mis ma jään nagu mõtlema on, mille peale ma ka ei ole varem mõelnud, on no, ütleme, et igas Põhjamaas on ikkagi disain, noh, hindame kuidagi seda disaini, noh, Soomes, et noh, Soome disain on kuulus, no ütleme, et taanlased on võib-olla praegu, noh, ma ei tea, ma ei ole kusagilt ka vaadanud, aga noh, võib-olla juhtivad norrakatest ma nii palju nagu ei tea. Et mis seal nagu Norras teeme, aga noh, põhjamaise inimestena noh, oleme kuidagi hindama seda disaini ikkagi või ilu või sellist, noh, kas see siis tuleb sellest loodusest, et noh, sa otsid sealt mingit korrapära või sellist asja. Tegelikult saksa kultuuri mõjuna me hindame ka kvaliteeti, et minu arvates nagu Eesti siis nii-öelda tarbija puhul see disaini tundlikkus ja kvaliteedi väärtustamine lähevad omavahel kokku, et isegi kui see võib-olla otseselt läheb natuke üle võimete või inimesed ei suudaks isegi seda lubada, siis nad ei taha järgi anda ei siis disainis ega kvaliteedis. Et nõustud sa minuga? On see teie kogemus ka? Jah, ja noh, kindlasti siin võib-olla natuke mängib rolli see, mis siin enne oli, et see nõukogude aja nagu taust, et ongi, et kui nagu oli hästi vähe ja kõik oli nagu kogu aeg väga halb, et noh, siis ei taheta nagu kuidagi, et nüüd noh, ongi, et kogu aeg oli see mingi siuke Ameerika või Lääne-Euroopa see ideaal oli ees ja nüüd me oleme siin, et sellest noh, ilmselt tahetakse nagu olla kas samal tasemel või noh, ise seda nagu ületada. Samas kaubandus on nagu päris konservatiivne valdkond, see sama näide, mis ma alguses tõin, et see pintsaku ostmise kogemus Berliini C&A-s ei ole muutunud viimase 30 aastaga ja kõik need innovatsioonid, mis on seotud, noh, me oleme lugenud kas või Eesti enda startupid, Fitsme näiteks, et nüüd hakkab olema nii, et robot... See lähebki kaubandusest mööda, noh, mul endal täna meil tuleb üks selline üritus ja siis on siin üks firma, kes käib, tegelikult tuleb sinu juurde ja nüüd ta saadab mulle juba pilte, eks ole, selle AI poolt genereeritud pilte, ta on mu keha nagu üles teinud ja sellised pintsakud ja juba paneb mulle nagu selga, et aga see läheb hoopis nagu kaubandusest mööda. See on selline globaalne bränd, eks ole, et noh, me hakkasin päris võib-olla neid brändinimesid ütlema, aga noh, mul on täpselt selle oma pintsaku mure. Ja noh, et see ei olegi enam kusagil, noh, see ei puutu enam sellise regulaarse kaubandusega kokku, kuna sa ei saa seda, et noh, sulle tuleb mingi personaalne inimene, noh, see küll maksab. Noh, ütleme, et oma jagu, aga noh, teisalt jällegi sa vaatad, et noh, et täpselt, eks ole, kõik see, millest sa räägid, et sulle arvutiga, noh, jällegi ta saatis täna sain jälle mingid 4 pilti, eks ole, et nööpidega ilma, noh, kõik sellised värgid, kraed, nii naabid. See on siiski nagu selline, noh, et ta ei ole päris mainstream ja ütleme, see nii-öelda see, noh, kõik see mull, mis seal ta jõuab, eks ole, see kogu mõte. Ma ütlen, et jällegi, et siiamaani ei ole suudetud ära ühtlustada kas või kinganumbrite suurusi või riiete suurusi, mis võiks olla kas standardiseeritud, teeks kogu elu lihtsamaks, eks ole. Ikka seda ei ole, et miks see kõik nii visalt käib? See on jah päris nagu jama, et mingid asju oli ikka seal standardiseeritud, teeks paljude elu lihtsamaks, aga noh, minu meelest siin on praegu see, et laua taga istub 3 meest, et see nagu meeste ostukogemus on väga erinev see naistest, et mehed tahavad kiiresti, nagu tahan konkreetset asja ja kiiresti poest välja, et aga seda C&A või nagu meeste shoppamist näitena tuus, et minu meelest see siuke, ütleme, teiste kaupade müümine ongi nagu väga keeruline äri ja seal noh, vaadates nagu mujal maailmas ka, et noh, ma ise ei ole ka nagu mingit superägedaid nagu kliendi kogemusi seal näinud, et kus näeb nagu kliendina paremat nagu elamust on nagu otse nagu brändide enda poed, et noh, mu enda üks lemmik riidebrände on Uniqlo, jaapanlaste oma, et noh, sisuliselt Jaapani kiirmood, aga nad ei tee nagu sellised fashion asja, vaid rohkem sellised nagu igapäevast kvaliteetset riiet. Mul on väga palju asju sealt Uniqlost ja noh, et ma olen nende poodides käinud põhimõtteliselt peaaegu 20 aastat, ja noh, nendel on küll läinud mingid asjad nagu oluliselt, ütleme, mugavus on võib-olla see üks nagu pidepunkt siin, et näiteks on see, et iseteeninduskassad on seal nüüd kõik nagu NFC põhised, et ongi, et sa viskad riided lihtsalt sinna iseteeninduskassa korvi
ja siis maksad ära ja see ongi kõik, et ta juba nagu, et sa ei pea ise hakkama skännima või seal ei ole mingit inimest juures või kõik on nagu ülikiire, hästi mugav. Et jah, see on nagu siuke, aga mis veel nende proovimiste asjade osas, mis mul nagu meenus, et ma käisin seal 2018 käisime Hiinas Hangzhous selles Alibaba kaubanduskeskuses, mis oli nagu siuke tehnoloogiliselt nagu väga eesrindlik, huvitav. Ja siis seal olid sellel ajal juba need nii-öelda peeglid, mis justkui nagu said nagu riideid proovida nagu siukse virtuaalreaalsuses või nii-öelda, et sa näed peeglis, aga siis seal on nagu kaameraga ja mingite trikkidega paneb sul need riided selga. Siis see oli üsna nagu toores tehnoloogia, aga nüüd just viimase, ütleme siin 2 aastaga selle kogu AI arenguga on nüüdseks on läinud selliseks, et nüüd praegu sa võid teha endast, võite ka proovida, et teete pildi endast ja siis annate Google'i Gemini sellele uuele Nano Banana nimelisele imelikule mudelile ette, et pane mulle selga näiteks Gucci ülikand ja mingi äge king jalga. Ja siis ta teeb selle niimoodi ära, et kui see prompt on õigesti kirjutatud või see lähteülesanne juhis sellele AI-le, siis see näeb välja nagu niimoodi, et sa ei saagi aru, et kas see on nüüd nagu päris pilt või mitte, et selles mõttes see nagu siuke riiete proovimine asi, et võib nagu selle AI-ga isegi nagu reaalsuseks saada. Ja me jõuamegi selle tuleviku küsimuse juurde, et sa ütlesid, et see mineviku pealt, et 30 aastat pole muutunud ja siis järgmine küsimus ongi see, et miks me ole selle individualiseerimiseni jõudnud. Tüüpiline näide, et inimestel ju vasak ja parem jalg on erineva suurusega kusagil, sõltuvad, kui sa oled sporti teinud või mingit kaugust hüpanud või kõrgust, eks ole, siis ta pole kuni number või pool numbrit, et mäletan, mu enda emal oli alati see häda, et see oleks minu arust maailma kõige lihtsam asi, et sa muudad need jalad ära, eks ole, siis tulevadki sulle poole numbriga, erinevad parem-vasak tulevad, erinevad, et see on nagu lihtne küsimus, et miks seda meil veel ei ole. Et ühe kaupa võiks jalanõusid müüa, mitte paarina. Täpselt jah, sa pead, eks ole, et üks on suur, teine väike, eks ole, et okei. Ja, et on sul mingi või et teed seda innovatsiooni, et miks teda ikkagi nii vähe on, kas siis tarbija on konservatiivne või ei ole nõus seda kinni maksma või ta on tehnoloogiliselt liialt kallis olnud senini, üks argument, et. Seda jalanõude asja ei oska isegi niimoodi nagu kommenteerida, et ilmselt seal on lihtsalt nagu, mis siis on economies of scale on nagu põhiküsimus, et ma saan aru, et isegi osadel brändidel on veel endiselt see probleem, et naiste jaoks tehakse jalanõud lihtsalt natuke väiksemaks ja roosaks, et mitte ei tehta täpselt nagu naiste anatoomia järgi, kui me räägime mingid jooksutossud nii edasi, et rääkimata sellest, et teha nagu eri suuruses või kas või see, et mis on nagu natukene, ütleme, selline mikrotrend on see, et tehakse nagu eespoolt laiemaid jalanõusid, et ütleme, varbad saaksid olla. Jah, et varbad saaks. Just, et aga täiesti jah, tõusõnaga, et aga ongi, et seal on nagu, et paljudes asjades, vähemalt jalanõudus tundub, et on see fashion nagu enne ja siis funktsioon nagu hiljem. Aga nüüd, kui seda kaubanduskogemust rääkida, et Astri selles mõttes on nagu huvitav näide, et te olete ikkagi arendanud neid füüsilisi kaubanduspindasid ja tegelikult tõmmanud tagasi oma e-poja osas, et see on nagu mõnes mõttes vastu trendi, et väga paljud nagu väidavad seda, USA näitel, et seal ju jäävad suured kaubanduskeskused tühjaks ja inimesed liiguvad e-kaubandusse, et kuidas teie seda näete, et Lõunakeskus on ikkagi päris selline suur Eesti mõistes kas ta on kõige suurem või on suuruselt teine kaubanduskeskus, eks ole. Hoonena on suuruselt teine, aga kui me võtame kogu kaubanduspargi kokku, ja ma õigaks siis kohe vahele ka, et nüüd on küll 25 aasta, olin 24 aastat mõeldud, aga väidetavalt Lõuna-Korea on esimene riik maailmas, kus jaemüük on ületanud 50% piiri, veebimüük. Eestis on see, mis ta on mingi 10 lähedal või? Sellel aastal jõuti sinnani ja ühesõnaga jah, 25. aastal on jõutud selle tasemel, et 50% on veeb. See oleneb, mis see on, ma ise olin e-kaubanduse liidu juhatuses ka pea 10 aastat, et see on see statistika küsimus on veel oma, et kuidas seda täpselt arvutatakse ja nii edasi, et kui sa vaatad praegu e-kaubanduse liidu kodulehelt, siis nende andmetel õige number on 25 Eesti kohta. 25%. Aga ongi, et see oleneb jälle, et mida sinna sisse arvutad nii edasi, et jälle osad numbrite järgi ongi, et Hiina on ka seal kohe selle Lõuna-Korea järel mingi, ma ei tea, 4-5 või mis iganes. Et selles vaates on meil veel Eestis nagu siin minna, aga ongi, et seda neid selliseid võrdlusi peab väga täpselt vaatama, et mida täpselt võrrelda, et ma ei tea, ongi, et see on siuke. Aga teie usk ikkagi sellise füüsilise nii-öelda ostukogemuse osas, et te ei näe, et see võiks ajas vähenema hakata?
No selles mõttes, et vaadates trende, siis ta ilmselt nagu mingis osas ikkagi väheneb, et noh, küsimus ongi, et kuhu tasemele ta jõuab ja noh, mida nagu vaadates noh, ongi, et kas või samas Hiinas või Jaapanis või Ameerikas või kus iganes, et sul need prime kohad väga heas asukohas, mis iganes transpordisõlmede lähedal, suured kasvavad linnad ja nii edasi, et need toimivad endiselt olenemata, mis nagu e-kaubandus teeb, aga noh, ilmselgelt mitmed teised kohad, väiksemad linnad, mitte nii heades asukohtades olevad keskused, mis ei uuenda ennast, nii edasi, et need nagu satuvad ja on juba sattunud nagu sellise rünnaku alla, noh, löögi alla ka, et. Eks ta on selline, noh, USAs on ka ju, noh, ilmselt sa tead nagu paremini, aga USAs on esimesed ju tühjaks jäänud need mollid, et noh, seal on päris palju need tühje kohta juba, eks ole, ja see on paratamatu, inimesed kolivad ümber ja noh, kui küsida, kas meil on palju, noh, eks ole, et ütleme sellises kapitalismi ju reegel peaks olema see, et noh, mingid asjad lähevad ka siis nagu tühjaks või lammutatakse maha ja noh, see ei ole ka mingi eriline traagika, noh, lõpptulemusena. Just, noh, seal ilmselgelt investeeriti nagu üks hetk nagu väga üle kaubanduskeskustesse ja nad tegid ka, et kui USAs nendes käia, et need on nagu natuke imelikud, et võib-olla kõige suurem nagu kontrast on see, et neil ei ole toiduankrut, et need toidu või need kaubanduskeskused on tihti ainult nagu moele suunatud ja kui sul moel tulevad väga tugevad e-kaubanduse tegijad peale, noh, alates seal kingadel mingid Sapposed, Amazonid nii edasi ja siis ja noh, moes mingid Sheinid ja teised nüüd nagu kiirmood Hiinast, et ilmselgelt see mõjutab neid kaubanduskeskus, kus on ainult riided nagu väga palju, et ei ole see USAs käinud ka, et noh, see ongi, et mingid asju nad teevad natukene imelikult mingites keskustes, et noh, aga ongi, et igal riigil on oma nagu eripärad, aga et nende numbriteni jõuda neid, et siin Eestis on veel nagu pikk tee minna, aga me oleme ka nagu mitmes nagu kategoorias jõudnud üsna nagu selline küllastuspunkti nagu lähedale. Aga siin on õige koht küsidagi selle iga riigi omapära kohta, et öeldakse, et noh, näiteks Walmart ja noh, need suured Carrefour teistpidi, et noh, ütleme need jaeketid, et noh, kaubandus ülihästi nagu üle piiri ei lähe. Noh, samas mingid asjad lähevad, et noh, kui me võtame veebikaubandus selgelt, IKEA kontseptsioon on ka väga hästi üle piiri läinud, et noh, mis see sinu nagu nägemus oleks, et mis läheb näiteks üle piiri hästi ja mis ei lähe üle piiri hästi, et sa mõtled, mis Eestis no, näiteks jah, et noh, Walmartid või noh, Walmart on üritanud ju rahvusvahelist laienemist jah, eks ole, et noh, need kontseptsioonid näiteks rahvusvahelist laienemist teha. Noh, Carrefour on üritanud, noh, näiteks Hispaanias ta seal on, aga vist on Hiinas ka, aga noh, et ikkagi kipuvad need jaeketid või noh, see kaubandus või jaekett kui selline ei kipu väga hästi üle piiri minema. On päris hästi Euroopas täpselt identse mudeli järgi läinud ja igal pool täpselt. Mingi asi läheb, eks ole, aga noh, mingi asi jälle nagu ei lähe, et jah, no IKEA ongi, et IKEA on meil ongi, et Lõunakeskus meie juures ja Lidl ka, et me oleme ka nagu väga head kogemused ja ongi, et noh, väga hästi nagu siin vastu võetud ja minu meelest, mis on nii selle IKEA-ga huvitav kui ka siis Sports Directiga, et nemad ju alustasid tegelikult Eestis veebis, et nad alguses laienesid nagu veebiga siia ja siis hiljem alles nagu füüsiliste kauplustega, et aga jah, meie enda sellest e-kaubandusest, et me õppisime nagu palju, aga noh, nagu nali on see, et tegelikult kui me oleks, ma just vaatasin järele, et kui me oleks selle 2015 aastal hakkasime tegema, 2022 panime kinni, et kui me oleks selle raha lihtsalt võtnud ja pannud lihtsalt Amazoni aktsiasse, ma oleks teinud mingi 9,7 korda nagu kasumit sealt. Nvidia aktsiaga ilmselt et noh, et ongi, et siin näitab, et noh, et mingis asjades võib-olla, et kus ei ole nagu sellist nagu suurt nagu konkurentsieelist, et noh, tasub nagu mõelda, et kuhu täpselt see raha panna. Jah, et noh, järgmine küsimus kohe on automaatne, et kui sul on mingi võitev kontseptsioon, noh, see oleks loogiline, et me läheks sellega ka noh, kõigepealt võib-olla Läti, Soome või sellisele turule, et kui me noh, väidame seda, et jaekaubandus on suhteliselt stagneerunud või igavavõitu. Noh, ja ma pigem oleks ka selle väitega nõus, et suur osa sellest on selline stagneerunud igavavõitu, et see peaks olema uute kontseptsioonidega suhteliselt lihtne äri teha ja kui meil on Eestis on mingi võitsev kontseptsioon, siis peaks ju kohe noh, minu arvates nagu teistesse riikidesse peale. No Eesti kontseptsioone, mis praegu on või viimasel ajal on läinud, eks ole, Sportland on liikunud lõunanaabrite juurde, Läti, Leetu, samal ajal Venemaal, Ukrainas erinevatel põhjustel nad tõmbusid tagasi.
siis Denim Dream praegu katsetab Poolas, kusjuures neil on huvitav strateegia, nad lähevad Poola väikelinnadesse, nad ei lähe mitte Varssavisse ja Krakowisse, vaid Białystok ja sellistesse 100+ 1000 linnadesse ja seal on nagu konkurents väiksem ja hinnad odavamad ja on seal päris mitu poodi avanud ja ma saan aru, et läheb täitsa kenasti. Ja noh, frantsiisi võtjad siin siis Apollo ja näiteks KFC Eestist juhitakse praegu Soomet ka, aga sellised Eesti kontseptsioone, noh ütleme, ega neid väga palju nüüd peale Sportlandi, siis XS mänguasjad, need on vist Soomes ja veel mõnel pool, aga sellised Eesti kontseptsioone, mis oleks kuidagimoodi rahvusvaheliselt siis nagu füüsilise poena levinud, ega neid ausutades väga ei meenugi. No, et kui me ütleme, et meil on jah, see jaekaubanduse osa nagu disproportsionaalne, et kui väide on see, kus ma võtan ja ilmselt sellega võib nõus olla, et meil on seda jaekaubandus pigem rohkem kui vähem, oleks loogiline mõelda, et me genereerime siin ka selliseid, ütleme, et võitvaid kontseptsioone. Ja, aga nende kõigi näidete nagu suur miinus on see, et nad müüvad nagu teiste tootjate asju, et siis nii pea, kui sa oled nagu edasi müüa, siis sa konkureerid tegelikult ka Amazoni ja teiste suurtega. Baltika, eks ju, proovis ka siin teatud ajagadel, nad olid Tšehhis ja Venemaal, olen ise Moskvas Baltika poes käinud, isegi ostnud sealt midagi. Et see oli nagu, see andis lootust, eks ole, et äkki õnnestub, aga seni pole väga hästi läinud. Ja nagu mõelda, mis uued kontseptsioonid on siia tulnud, Uniqlo on selles mõttes huvitav, aga kusjuures Uniqlo puhul on huvitav see, et nad ise defineerivad ennast ju tehnoloogia ettevõttena, et nad on öelnud, et nende nagu kõige suurem konkurentsieelis on materjalid. Ehk et need materjalid, mida nad kasutavad, on kõrgtehnoloogilised ja see võimaldab siis pakkuda väga kvaliteetset toodangut soodsa hinnaga. Loomulikult sinna juurde ka see valik ja kõik see, et aga Uniqlo, ma saan aru, et nad ei jõua nii palju jätkuvalt avada poode, kui tegelikult nõudlust oleks või küsitakse. Jah, lähim on vist Stockholmis, aga jah, et ongi, et mul endal ka särk seljas praegu nende oma väga mõnus on, et ja ongi, et need, kes nagu väga palju kannavad nende asju, hindavadki täpselt seda nagu materjalide poolt, et jah, aga Eesti brändides tundubki, et läbilöök, et ilmselt on nagu nendel, kes teevadki mingit väga head toodet, nišitoodet ja just globaalsele turule, et siin ongi, et kui siin Baltika või sellised näited, et seal on nagu jama see, et või keeruline, et kui sa teed ise tahad mingit toodet teha, see koduturg on hästi väike ja sa tahaks teha nagu pigem nagu laia tarbe asja, et siin kodus nagu hakkama saada, aga tegelikult globaalselt siis sa võistled nagu kõigiga, et see tegelikult tark on minna nagu ülinišiks ja jätta nagu Eesti üldse nagu vahele või teha müüa Eesti ka, aga tegelikult võtta nagu kohe nagu globaalne turg esile. Täpselt üks näide tuua, et selle joogimaailma juures tagasi, et me eksperimenteerisime selle sidruni maitsega, meil oli sidruni maitse ja siis tegelikult tuli välja, et eestlased tahavad tunduvalt vingemat maitset kui näiteks hispaanlased. Hispaanlas, mis iganes põhjusel seal tahetakse, et seal on mingi sidruni maitse, võiks eeldada, et seal tahetakse intensiivsemat. Aga tegelikult oli vastupidi, et eestlane tahtis tunduvalt, et kui sa midagi võtad, sa tahad väga sellist intensiivset maitset. Kogu raha eest ikka. Ja kogu raha eest umbes eks ole, et Hispaanias taheti natukene nagu leebemat või ilmselt päike ja selline, et natuke vesisemat oli see maitse, ma oskagi paremini ja siis, kui sa USAs käisid, et kui USAs neid teste tegime, siis tuli välja, et seal on veel mingi hoopis kolmas asi. Ma ei tea, kas nad retseptuuri nagu muudavad nendele jookidele, aga need maitsed ka ikkagi päris palju erinevad, et me juba alahindame seda. Aga Silver Lõunakeskus on Eestis selles mõttes, ega ilmselt väga palju, ma ei tea, teie plaani muidugi, aga ega väga palju seal laieneda enam vist võimalik ei ole, juba ruumi puudust tuleb ette või. Ja kuigi Tartu on praegu üks väheseid Eesti kuigi Tartu on Eesti üks väheseid kohti, mille rahvastik kasvab ja tegelikult te ju teenindate kogu Lõuna-Eestit, et seal jälle väheneb rahvastik, aga vähemalt Tartu piirkonnas kasvab. Et kas te olete mõelnud ka seda, et võiks oma kogemuse, selle suure keskuse opereerimise kogemuse võtta või ma ei tea, Balti jaama turu kogemuse ja minna sellega, ma ei tea, naaberriikidesse kuhugile, Soome või Rootsi või Lätti või minu pärast ma tulin just Belgradist, seal on suht lapsekingades veel kaubandus, et ikkagi selline putka-majandus ja väike poodide asi möllab, et kuigi peaaegu 2 miljonit elanikku on seal. Et ühesõnaga, kas te olete mõelnud, et võiks eksportida seda kontseptsiooni?
Neid arutlusi on küll olnud ja eks me oleme vaadanud ka siin lähiriikides mingeid selliseid põnevaid projekte, kus mainitud nagu ideid nagu ellu viia, aga ongi, et see on nagu päris, et lisaks sellele õigele asukohale, siis sa pead nagu kogu selle nagu tiimi ka seal üles ehitama ja nii edasi, et see on nagu päris palju tegemist ja ongi, et meil on kuidagi nii juhtunud, et meil on see endal see nagu see pipeline nendest asjadest, mida siin veel nagu siin ütleme praegu siis Tallinnas ja Tartus teha. Et ongi, et meil on vähemalt 10 aasta jagu siin veel nagu niimoodi kõvasti nagu tegemist, et meil nagu füüsiliselt ongi, et siis me et igale ettevõttele mingi loogiline nagu see siuke kasv, et kui me tahaks sealt edasi veel oluliselt kiiremini kasvada, siis peaks mõtlema, et ongi, et kas me tahame mingit tiime juurde ehitada või kuidagi mis iganes mingi teistmoodi raha kaasata ja nii edasi, et praegu me oleme üsna siukse orgaanilisel teel ja meil on pipeline on nagu ees, mida teha. Et jah, see on nagu see. Ma lugesin Ingvar Kampradi elulugu IKEA-st ja siis seal käis ikka asi niimoodi, et täiesti ütleme nagu palavikuliselt lendasid tüübid ringi ja asutasid IKEA poode ja kohati läks isegi selles mõttes valesti, et anti korraldus, ma ei mäleta, Saksamaal 2 linna sarnase nimega, nad ajasid segamini, tegid valesse linna poe. Okay. Et lihtsalt tempo oli nii suur, et oli põhimõtteliselt vaja iga paari kuu tagant uus pood avada ja ma ei tea, mis ambitsioon või kuidas seda nimetada, mis neid siis nagu kannustas tagant, aga see tempo oli nagu metsik. Et jällegi Eestis heidetakse ette, et meil ei ole seda ambitsiooni, et et sa ütled ka, et 10 aastat on pipeline, aga ei ole nagu seda, et nüüd põrrutakse homme Helsingisse, üle homme Riiga ja muudkui avaks poode ja ütleme sellist nagu, ma ei tea, mis iganes selle driveri nimi on, aga ütleme, kui võtta see IKEA laienemine siin 20 aastat tagasi paralleeliks, et miks mitte nii? No need inimesed, kes niimoodi tahavad teha, teevad Eestis kõik tehnoloogia ettevõtteid, kus skaleeritaksegi niimoodi, nagu sa mainisid, et ülikiiresti ja hästi palju riike korraga ja nii edasi, et jah, me oleme nagu selles võib-olla siis natuke rahulikumad. Et nii suurt ambitsiooni ei ole, et minna nüüd Euroopat üle võtma, aga ongi, et selle jaoks on meil tehnoloogiasektor, mis seda nagu, ja mitte ainult Euroopat, kogu maailmat, et mis meil nagu väga jõudsalt seda teeb. Kui üldse siin tootlusest rääkida, et mõtsime siin need numbrid ka nagu lahti, et nüüd ütleme, et viimased 10 aastat, et ega see jaekaubandus kehvasti ei tooda. Ütleme sellised parema otsas on ta kusagil 16-15% nagu aastas, et kui võtta mingi Amazoni aktsiad, seda võib ka vaadata, võin järgi vaadata, et palju see on tootnud, siis väga selgelt, et see on üks võib-olla kõige edukamaid ärimudeleid olnud. Ja, aga ega ta nüüd jällegi, et ei ole üldse midagi siin häbiväärset, et ja Amazonil muidugi on hästi suur osa veel seal AWS ja nagu igasugu tehnoloogia seal taustal, et nad ei ole puhtalt nagu kaubanduseni. Aga kui sa võtad risk and reward'i, et kui sa saad nüüd ütleme suhteliselt ikkagi riskivabalt 15%, minu arvates on see väga hea investeering, et loomulikult võib igasugune žetoone laua peale loopida ja mõni õnnestub, mõni mitte. Aga Eesti turu potentsiaal ikkagi, et pessimist ütleks seda, et rahvastik väheneb, majandus ei ole siin viimased 5 või kui mitu aastat kasvanud, tarbijate kindlustunne on madal, eriti kuskilt praegu ei paista ka ühtegi lootuskiirt vist, vähemalt pessimist ei näe seda, eks ju. Et kust te seda kasvu näete? Siit ma nagu alustakski, et üks selle tänapäevase majanduse probleem on see, et kui hästi me statistiliselt ikkagi suudame kirjeldada seda, mis majanduses toimib ja kui kuulata näiteks USAs, siis USAs öeldakse on 2 suurt probleemi. Et on vastuolu selle tarbijate kindlustunde ja tegeliku data vahel, eks ole, kui sa vaatad tarbijate kindlustunnet, siis tarbijad on suhteliselt pessimistlikud meelestatud, aga jätkuvalt, eks ole, et rahakotirauad on lahti. Ja teine suur asi on see, et tööpuudus võib-olla küll ei suurene, aga töötuse osas on suhteliselt palju ebakindlust, aga samal ajal jällegi, et majandus kasvab nagu mühinal, et meil on sellised vastuolud ja täpselt sama, et tegelikult vastuolu on ka Eestis, et tarbijate kindlustunne, kui vaadata seda konjunktuuriinstituuti, siin on ju suured diskussioonid olnud, et see on suhteliselt kehva, aga samas, et kui sa vaatad siis seda igapäevaelu või eriti kui sa Tallinnas ringi käid, me oleme võib-olla väiksemates kohtades käinud, siis siin ei taju ju mingit sellist majandussurutust ja siis kui veel tuuakse seda Leedut, eks ole, eeskujuks ma olen paar korda läbi Leedu sõitnud, siis mina küll ei näe, et mida see siis Leedu või kui sa isegi läbi Poola sõidad, eks ole, jah, et statistiliselt see võib tunduda väga suur.
no Eesti jaemüüjate käibed viimasel paaril aastal ei ole enam kasvanud, et seal on ikkagi pigem suhteliselt murelik see olukord. No jaa, aga siis sa jõuad Soome näiteni, sorry, me nüüd läheme nagu omavahel siin rääkima, aga Soome ei ole püsihindades või kogustes 20 aastat pole majandus kasvanud, öeldakse, või 15 aastat. Ja, aga nüüd ma ei tea, kui palju selles siis on seda objektiivsust ja kui palju on tundeid, et kas see olukord siis on parasjagu hea või halb või okei, aga sellel turul, Silver, teie kui ettevõtjad kaubandusvaldkonnas, et kus te näete seda nii-öelda kasvu? No esiteks põhiliselt ikkagi Tallinn ja Tartu, kus nagu meie järgmised kõik nagu suuremad arendused on ja ongi, et see väga palju sõltub konkreetsest piirkonnast ja siis konkreetsest sellest valdkonnast, et praegu, mis meil ehitamisel on Tartus Raadi piirkonnas, mis on väga kiiresti arenev elamupiirkond, seal on meil üks suur kinnistu, kus esimene etapp on meil kaarauto, mis on praegu ehituses, valmib siin järgmise aasta suvel. Et see on nagu üks, ongi, et kiiresti kasvab piirkond ja seal on veel nagu mõtteid, mis seal teha. Et ongi, et Lõunakeskuse juures on meil veel omajagu plaane, mis meil praegu töös on ja loomulikult siis Keskturg ja Balti jaamaturu laiendus, aga kõigis neis on juba näha, et see kaubandus ei ole nagu, et see ei ole kõik kaubandus, aga seal on, ütleme, kaubandus on siuke suurusjärk võib-olla pool. Aga see ikkagi tähendab seda, et te peamiselt näete kasvu sellest, et nii-öelda nõrgemad ja kehvemad tegijad kaovad turult ära ja teie kui siis selle kvaliteetsema otsa pakkuja võidate nagu selle turuosa endale? Ma praegu niimoodi küll seda ei ütleks, et toome näiteks Tallinna kaubanduskeskuste turu, kus meie ei ole. Aga ongi, et Tallinnas näiteks T1-ga sai üsna väga paljudes valdkondades sai see nagu piir täis, et ongi, et piltlikult öeldes, et kui keegi veel mingi spordipoe või elektroonikapoe või mis iganes Tallinnas teeb, et siis ta tegelikult ei saa enam käivet juurde, ta lihtsalt lahjendab olemasolevate poodide vahel ära. Et ja seal ongi, et üks hetk ongi tegijad vaatavad, et mis on nagu kõige paremad asukohad, et neid seal tugevamaks teha ja siis võib-olla kas nõrgemaid kohti teha väiksemaks või siis üldse kinni panna. Et ja sama asi on väga paljudes sektorites, aga mingites on, et toidupoed on ka selline, et see on nagu me enne rääkisime sellest, et taset peab hoidma ja seal ongi, et siuke hull nagu turuosa võitlus, et kõik peavad omal neid poode juurde tegema. Sest keegi ei saa, et kui sa nagu ei tee või maha jääd, siis ongi, et keegi teine võtab sinu selle turuosa ära, et seal käib nagu väga tihe nagu võitlus. Siin on jälle selline statistiline, et mida sa mõõdad, et ma väga sügavalt siin ütleme sellised majanduskurud lausa ütlevad, et võib-olla majanduskasvu kirjeldamiseks peaks rohkem nagu börsi hindasid vaatama kui sellist klassikalist SKT-d, et ma siin saateks ettevalmistamiseks kõndisin juhuslikult sattusin küll kõndima CD plaatide kogust mööda ja ma olen selline audiofiil ka natukene, et siis mul on ikka oma jagu seal. Siis pani kukalt kratsima, nüüd viimase ajal ma olen ühtegi ostnud. Aga kui ma siis mõtlen, et ma pidevalt, et kui ma kõnnin või jalutan, eks ole, kuulan Spotify'st muusikat, et palju ma tegelikult tarbin, eks ole, siis ma arvan, et ma reaalselt füüsilises kogudes tarbin seda muusikat rohkem, kui ma tarbisin CD-plaatide peal. Ehk siis, kui sul on füüsilised asjad, siis suure tõenäosusega tarbid seda hoopis nagu vähem, sellepärast, et sul on hind, eks ole, see distributsioon, kõik sellised asjad, kõik need Spotify'd ja Netflixid ja see on selline klassikaline asi, et noorem põlvkond tarbib vähem, jah. Ta võib-olla tarbib vähem füüsilisi asju, aga eks ole, kõik seda väljaspool toidu ostmine ja ta tarbib natukene teistmoodi ja mõeldes Spotify podcastid, see sama asi, mida me praegu teeme, seda ei olnud ju olemas, et selle võiks ka väljendada mingil füüsilisel kujul või ma tea, millisel kujul või raamatuna või mingid intervjuuraamatud või midagi taolist ja kui sa kujutad ette, et sa hakkad siis seda bukletti jagama või et küsida, et üks asi on jah see, et see füüsiliste asjade maailm, et võib-olla see tõesti ei kasva, aga nüüd, et kas inimeste tarbimine kukub. Siis ja seda statistikat meil ju tegelikult ei ole. Ma arvan, et tegelik tarbimine on meil tunduvalt kõrgem, et me tarbime tunduvalt rohkem, kui me parem tarbisime tänu sellele, et kõik need asjad on kättesaadavamad.
ja minu argument, noh, et kui keegi on teistmoodi nõus, me võime selle üle vaielda, ma olen alati nõus vaidlema. Teine asi on ka muidugi see, et meil on tänu selle digimaailmale on ju globaalsed valikud, eks ole, me saame osta ükstapuha mida, ükstapuha kust maailma kohast, olgu see siis füüsilisel või digitaalsel kujul. Tõsi küll, paljud seda veel ei tee, aga ma usun, et nüüd uuem põlvkond, kes peale tuleb, tema enam ei mõtle niimoodi, et kas Tallinna kaubamajas või K-raudas mingi asi on saada või ei ole ta, kui see asi on maailmas on olemas, ta kuidagi endale saab. Ikka lemmiknäide on, sorry, ma pean selle ära rääkima, aga noh, see on see kino, et noh, mis algselt eesti keelt oli tõlgitud kui Peruu Maltsheim, nüüd on talle mingi parem nimi leitud, aga noh, et kui mina esimest korda vaatasin, seda tõlge oli Peruu Maltsheim ja siis sa ostad seda Peruu Maltsheina, mis kasvab seal kusagil, tood seda maailma teise nurka ja siis ütled, et see on nagu väga košer ja kõik on väga okei. No ma ei tea, noh, ma olen selline vanakooli mehena ikka söö kardulat, tead, et sulle ja. Aga Silver, kas see uuem põlvkond, kui te teete neid keskuste laiendusi nii, et kui palju, noh sellest on juba pikalt räägitud, aga pole veel juhtunud, aga ilmselt äkki juhtugi, aga võib-olla ühel hetkel juhtub, on see, et inimesed ikkagi eelistavad kaubanduskeskuse asemel shopata siis e-poodides ja ma ei tea, siis käia kuskil mujal. Et mõned ju kurdavad, et noored üldse ei käi väljas ja nad ei käi isegi aga no milleks sa lähed sinna, eks ole, noh kui sul on kõik olemas. Nad ei käi isegi teitimas enam, eks ole, et kõik on, et kui hull see, et kui hull see nagu see tulevik võiks olla või et kui ohtlik see võiks olla? No ongi, et noh, siin lihtsalt vaadates nagu maailmas nagu teisi riike, kus on hästi kõrge nagu e-kaubanduse penetratsioon või nagu oluliselt kõrgem elujärgi ja nii edasi, et või hästi urbaniseerunud nii edasi, et noh, kas või Lõuna-Korea näide, et noh, et füüsiline maailm ikka nagu toimib ja noh, ongi, et nagu ja noh, vaadates mingite inimeste jutte ja nii edasi, et mingid sellised füüsilised kontaktid, mis iganes kujul selline kogukonna asi võib-olla võiks olla üks hetk, et võib-olla tekib natuke liiga küllastus kogu sellest digitaalsest, aga noh, ma arvan, et sinna on veel minna, et aga rääkides sellest nagu arendamisest ja füüsilistest siis kaubanduskeskustest, turgudest nii edasi, et minu vaadata nagu statistikat ka, mida nagu teised siin teinud on ja mida meie mitmes kohas teeme on, et see nagu need uued investeeringud on nii-öelda siuke defensive capex või et sa teed, et sa ei tee niivõrd sellepärast, et hullult turgu võita või et oma tulu kasvatada, vaid selleks, et hoida oma positsiooni, et nii-öelda ennast sisse kaevata, ja teha nagu olemasolevat asja tugevamaks ja tihti see käib nagu, et sa ei too, noh, et võib-olla tuleb kaubandust mingil määral juurde, aga tuleb hoopis mingeid teisi funktsioone juurde, et minu arust väga hea näide siin Eestis, kes oli nagu väga halvas olukorras, oli T1, sest noh, ongi, et nad nagu ilmselgelt tegid nagu liiga suure asja ja unustasid ukse tegemata vist ka. Ja uks oli valel pool ja nii edasi. Üritasime Tarmot ka saada, aga ta ei saanud täna tulla. Aga ongi, et seal, mis 3. korrusel seal tehtud on, et seal, noh, meie poolt on ka siis ongi, et vaadates on see nagu väga, väga õige nagu siuke suund, mis nemad on võtnud iseenesest, kuidas kogu selle äriplaaniga lõpuks seal välja tulevad, see on omaette küsimus. Aga see suund, et sa tekitad majja mingeid teisi drivereid, mis ei ole kaubandus, aga mis toovad inimesed majja ja inimesed veedavad siis, kas tulevad majja ja siis veedavad seal rohkem aega. Et see on nagu selge nagu trend, et vaadates nagu, mis teised on teinud ja mis meil siin nagu mingites asjades me oleme neid asju juba nagu oluliselt varem teinud, ongi, et me olime esimene kaubanduskeskus, kellel oli, ma ei tea, kino, kellel oli jääväljak, kellel oli teine jääväljak veel ühes samas keskus, see on Lõunakas on 2 tükki. Ja siis ongi, et kellel oli seal mingi jõusaal ja nii edasi, et noh, nendega me oleme nagu eesrindlikud olnud, aga siin noh, on palju veel asju, mida veel teha, et teha oma positsioone tugevamaks. Siin noh, tegelikult võiks minna ka natukene minevikku, et kui vaadata selliseid esimesi tarbimispuume, ilmselt need oli varem, aga noh, öeldakse, et noh, Vana-Roomas on see kindlasti. Oli noh, see Julius Caesari, et noh, Egiptuse vallutamine, mille tulemusena saadi ligi sellele odavale Egiptuse viljale, mis ajas intressimäärad ju alla. Noh, eks ole, Vanas Roomas 8 pealt 4 peale, siis tekkis esimene tarbimispuum, eks ole, kõik patriitsid käisid ringi ja ütlesid, pööbel tead, et tarbib ja igal pool on, eks ole, et igasugust staffi, noh, eks ole, selline klassikaline lugu on 19. sajandi Inglismaa, kus olid ka ju, noh, tekkis
võib-olla ka esimene kaubandus ja seal olid ikkagi lõvid, ma saan aru, ja noh, olid ahvid poodides ja igasugused klounid ja sellised asjad, et meil on ikkagi minu arvates nagu kõvasti maad minna või mis sa arvad või? Et võib-olla tooks ikkagi noh, sellise veel huvitamaid asju, et noh, teed ei pea tingimata tulevikku vaatama, aga noh, minevikus on ka olnud, et inimesi nagu keskustesse meelitada, noh, minu arvates me ikkagi täna isegi veel väga palju ei pea pingutama. No nad tulevad ise, et noh, sa ei pea sinna lõvi panema või noh, mingit, eks ole, eraldi etendust tegema või noh, 19. sajandil oli tavaline. Ma käisin mõni aasta tagasi Manilas ringi erinevates kaubanduskeskus. Seal oli loomad ja, et iseenesest Manila, kui meil lähevad inimesed kaubanduskeskusesse külma eest varju, siis Manilas lähevad nad kuuma eest varju, ehk et need on vähesed kohad, kus on siis meeletul maa-alal konditsioneeritud õhk ja siis ka vaesem rahvas saab minna kuuma eest varju sinna, eks ole. Ja seal on selles mõttes iga asi arenenud suhteliselt äärmusesse just selles mõttes, et seal on nagu sisuliselt need suuremad kaubanduskeskus, vist oli Asia Mall või midagi sellist oli selle nimi, et seal on ikkagi kogu linn, noh väike linn on katuse all ja seal on siis kaubandus ja jalgpalliväljakud ja loomaaiad ja kõik muu selline ka, et ta ongi nagu selline siis riik riigis. Jah, siin võib-olla vahemärkus, et üks siuke, ja noh, see on õige, et ilmselgelt kuuma eest peitu, noh meil siis nagu selle praeguse ilma eest peitu, et see on hästi loogiline, et inimesed niimoodi käituvad, aga et üks asi, mis on veel võib-olla kaubanduskeskustes siuke nagu iroonia on see, et inimestele tegelikult meeldib selline mõnus linnaruum, kus sa saad jalutada, et väga paljuski mitmes kohtades on läinud linnaruum nagu väga siukseks hanget, kas liiga autokeskseks või kuidas seda nagu mitte liiga polariseerivalt öelda, aga ongi, et sul ei ole väljas nagu mõnus, et ongi, et sul on nagu ongi, et kitsad teed, lapsel on ohtlik nii edasi ja siis kui sa lähed sinna keskusse, siis on järsku nagu sul on laiad mõnusad alad, kus laps saab ringi joosta, ei ole ohtu, et keegi autole jääks või mis iganes, et see on nagu lihtsalt vahemärkus, aga see on ka üks siuke, et inimestel tegelikult siuke mõnus linnaruum olemine meeldib ja noh, siin samas lähedal see Vana Kalamaja tänav on, et noh, kui siin nagu suvel käia, et see on nagu tegelikult nagu üli mõnus nagu keskkond, kus tegelikult olla. Et see on ka siuke kaubanduses võib-olla, millele võib-olla Eestis nagu noh, pööratakse järjest enam tähelepanu, aga tegelikult see linnaruum, mis seal selle kaubanduskeskuse või turu ümber või mis iganes on, tegelikult see on väga oluline, et üks on see, et sul peab olema mugav autoga, aga sul peab ka mugav olema jalgsi ja bussi ja rattaga ja nii edasi. Teeme kiire küsimuse, kes teist sõidavad autoga nüüd tagasi siin? Ja eks ole, Hando, sina olid vist autoga ja sa oled mina olen praegu autoga, suvel olen rattaga. Aga mina jalutan täpselt mööda Vana Kalamaja tänavat, koju lähen, eks ole, Turult läbi, aga ilmselt lähen Selverist läbi ja vaat. Ja ei, see on õige, et mõnes mõttes see kaubanduskeskus või see suur ala, et ta jah nagu asendab seda linnaruumi, mis mingil põhjusel on kas ära rikutud või kliima ei võimalda seda nautida või nii edasi, et see on nagu päris huvitav lähenemine. Ja noh, ma siin natukene kiidan ka ikkagi seda meie maailmajagu Euroopat, et noh, kui vaadatagi, et väga paljud kritiseerivad Dubaid, ütlevad muidu tore koht, aga sul ole kusagil jalutada, väljas käia ei saa, noh liiga palav. Noh, Ameerika ka on selline, et igale poole sõida autoga ja noh, kui sa ikka Euroopas ringi sõidad või noh, me oleme ikkagi väga heal kontinendil, et noh, tõesti, kui sa saad jalutada käia, et noh, sul on see noh, nagu võimalus, et noh, ja mis on siis kaubandus on ka tegelikult ikkagi päris minu arvates suur osa sellest, et mis ta teeb huvitavaks, muuseumid, kaubandus ja noh, kõik need asjad, et noh, see oleks nagu igav, et. Ja mis on üllatav, et me seal Balti jaama turu siis laienduses, mis meil seal kõrval on, planeerime ka hotelli, et ja kui me oleme siin nüüd seda analüüsinud, siis on üllatav, et Eestis isegi seda suvisel ajal see nagu mis see õige sõna oli, kliimaturistide arv on tegelikult nagu oluliselt suurem, kui arvati, et see võiks praeguseks olla. Hispaaniast tulevad inimesed siia peitu oma kuumusest. Seal on nagu, kui sul on 50 kraadi õues, et noh, sa nagu tuled siia, sul on mõnus süge 18 kraadi ja vahepeal saab vihma ja ilma naljata, et need numbrid tegelikult on nagu üle nagu ootust. Inimkeha jaoks öeldakse, et kõige parem on 13, eks ole, pidi olema optimaalne, et noh, siis natuke riided seljas, 13 on väidetud. Aga mis sa näed tulevikku, et neid igasuguseid tehnoloogiast juhitud mudeleid, et seesama, et sa saad endast teha pildid ja siis tehakse sulle mõõdu järgi riided ja kõik mis iganes, et 3D prinditakse välja, mis iganes sulle fantaasia pähe tuleb, et sa tahaks just niisugust asja saada, et siis tehakse sulle
et noh, seda on väga pikalt räägitud, aga ikkagi ma jään enda juurde, et nagu suures plaanis ei ole väga palju muutunud, et see viis, kuidas inimesed poodi lähevad poodi, vaatavad ringi, sest inimesed sageli ei tea, mida nad tahavad, nad näevad seda asja, vot see mulle meeldib, emotsiooni ost, isegi kallid asjad ostetakse emotsiooni põhjal, ma nägin seda, mulle meeldib, ma ostan ära, see ei ole nii, et ma istun maha, hakkan endale ise ehitama mingit asja, mis mulle nüüd meeldiks, et see on liiga suur vaev, ma ei teagi, ma ei oskagi tahta midagi. Kuigi see võib-olla on võimalik, et mis sa näed, Silver, mis siin mingi 20 aasta perspektiivis, milline see kaubanduse pilt on, et kuidas see võiks välja näha, kui sa nagu visioneeriksid seda? Noh, 20 aastat tulevikku vaadata väga lihtne, aga minu meelest üks nagu läbiv sõna, mis siin on vestluses ka läbi käinud, on mugavus, et tegelikult kõik, mis saab minna mugavamaks, läheb mugavamaks ja siis see suurendab selle nagu tarbimist, et võib-olla lihtsalt huvitav näide on see, et ongi, et kui ma seal Jaapanis elasin, ongi peaaegu nüüdseks 18 aastat tagasi, et mis seal oli nagu suur kontrast võrreldes sellega, mis ütleme, ma ei tea, Eestis või Euroopas isegi oli lihtsalt mugavus, et kui sa tahad mingit asja kätte saada, et noh, juba sellel hetkel kõik kullerdused ja toidutoomised ja nii edasi oli seal nagu arenenud, aga lihtsalt see, et ongi, et sul tuleb nagu isu, et ma tahan nüüd praegu nagu seda jooki, et siis sul lähim see väikese nurgapood, mis olid sel hetkel juba nagu fantastilised ja siiamaani on need a la 7-Elevenid ja need, siis võis lihtsalt need joogiautomaadid nii edasi, et sul see siuke et sa saad kohe, mis sa tahad hästi kiiresti, hästi mugavalt ja tegelikult ka väga hea hinnaga. See friction on maha võetud, et kui keegi tahab raha anda, et siis seda oleks võimalikult lihtne vastu võtta, et seal ei ole mingisugust. Just, ja noh, Eestis on hea näide nagu Bolt, et eriti nagu me räägime Boltiga toidu tellimisest ja valmis toidu ja siis nagu lihtsalt toidupoest asjad tellimine, et ongi, et mul ka nagu mõtleme, mingid asjad tellin sealt, kui mul on kiiresti või hästi mugavalt, inimesed on külas, mis iganes. Aga mingite asjadega ma lähen ise poodi, kui ma tahan midagi erilisemat või ma tahan lihtsalt jalutada sinna poodi, kodu lähedal poodi ja siis ongi, et jällegi paljud asjad, mida ma ei viitsi tassida, mis iganes majapidamispaber ja nii edasi, et neid ma tellin korra nagu X nädala tagant e-poest ja Selveri kuller toob koju ja kõik on tore. Ja siin lihtsalt vaadates, mis on nagu mis on toimunud siin nagu 20 aastaga ja mis siit edasi, et kindlasti lihtsalt loogiline on see, et mis on Amazoni ärimudel ka, et tuleb asju teha odavamaks. Ja võtta igalt poolt nagu seda nagu, mis selle Bezose lemmiktsitaat on, et your margin is my opportunity või midagi sellist, et ühesõnaga, et see marginaalide surve nagu nende suurtelt hiidudelt, Amazonid ja Temud ja nii edasi, et on kõigile kaupmeestel kõigis nagu või enamus nagu valdkondades ühesõnaga seda alla tuua ja Amazoni uudiseid ka vaadates, et nad tahavad 7 aastaga võtta mingi 500 000 robotit kasutusel, et mingi 500 000 inimest umbes välja vahetada, et see kõik tähendab seda, et oma ladudes siis, et hinnad, et nad saavad kuskilt jälle natuke odavamalt mingeid asju nagu välja saada ja natuke kiiremalt, et jällegi kõik on see mugavus, et friction on väiksem, tuleb kiiremini. Ja et kui nii vaadata, et palju siis jaekaubandus inimestele väärtust loob, et see sama Spotify näide, et mis ta maksab sulle 10 € kuus ja üks CD-plaat maksis vanasti 10 € kuus, et kui sa tahtsid kuulata või Amazon või ka Walmart, et tegelikult see loob ju inimeste täpselt muudab inimeste elu paremaks. Et meil aeg-ajalt ka kritiseeritakse seda jaekaubandust ja minu arvates ikkagi täiesti õigustamatult, et kui vaadata, et kui palju me sellest võib-olla nagu võidame, eks ole, et elukvaliteedi või mille võttes, et kindlasti on ka seal teisest nurgast nagu asju, aga ma tahaks ikkagi ühe asja siia õhku visata, et see on aega mõelda, et Ando, sa mõtle siis järgmine küsimus valmis, aga mis on iga ühe selline kõige positiivsem ja negatiivsem nagu kaubanduskogemus või selline näide või et nagu võib-olla mingi positiivne näide tuua, et kus ta oli väga impressed, eks ole, mingis kohas ja võib-olla siis ka teise poole pealt, et selline kehvem näide, et võib-olla need positiivsed on muidugi tähtsamad, aga mina olen küll, miks me ka ju ikkagi seda saadet teeme, et mina olen seda usku, et kui vaadata, tulla selle majandusliku argumendi juurde tagasi, siis me ikkagi loome tegelikult see põhiasi on see täpselt see sama margin squeeze, eks ole, mida ma ütlen, et me võtame sealt samat, eks ole, see muusika näide on päris hea näide, et kui vaadata kõiki neid artiste, kuidas siis kritiseerite neid plaadifirmasid, öeldi, et need inimesed võtavad kogu raha ära. Ja minu arust nagu lihtsalt
võib-olla positiivne kogemus, mis kohe nagu meelde tuleb, on lihtsalt jällegi see Jaapani näide, et olen seal kuskil mägedes suusatamas niimoodi, et igal pool on mingi meeter lund ümber ja siis kuskil on see lifti see väike majake, no ja siis ongi, et tahaks mingit sooja jooki ja siis juhuslikult on seal paksu lume sees joogiautomaat, mis annab sulle ka seda sooja teed seal kuskil mägedes paksu lume sees, et ongi, et seda vaadates ongi, et meil selle siukse kapitalismimisega tegelikult on veel nagu ruumi, et seda mugavust siin nagu et kui enne oli jutt, et kuidas seda, et kas me saame nii head kaubandust lubada, et tegelikult siin on veel nagu ruumi, et seda veel nagu paremaks teha, aga mis on negatiivne pool võib-olla on ja kus mul on tegelikult väga palju usku nendesse AI a la ChatGPT ja teistesse nagu mudelitesse on nõustamine igasugu ostude tegemisel, et kas see sama see pintsaku näide, et kas sul on et see poemüüja nüüd saaks aru, et milline on täpselt sinu nagu eelistus ja mis on nagu täpselt jalanumbrid ja nii edasi. Või siis, et ongi, et sa tahad omal uut helisüsteemi, et mis täpselt noodid sulle meeldivad ja nii edasi. Et seda minu meelest, et see minu meelest räägib väga palju nagu nende mudelite kasuks, et ma ise olen nagu niimoodi eelmine aasta võtsin omale eesmärgiks, et see aasta ma pean igas asjas kasutama AI-d, ükskõik mis nagu tööalased ja isegi töövälised teemad on, igal pool pean kasutama. Ja nüüd see ChatGPT on meil nii hästi juba tundma õppinud, et ma võin küsida ja ma oma aegu shoppamist teen juba ChatGPT-ga, et hei, mul on mingit seda asja vaja, et palun mine ja otsi mulle välja see ja anna mulle lihtsalt see, ütleme, et mida ma tellima pean, ma ei viitsi ise nagu aega kulutada otsimise peale, et sa tead mind juba nii hästi, et mine otsi välja. Ja otsib välja ja muidugi ta vahepeal näeb hallutsinatsioone, et see on nagu naljakas, et e-poodidega ta vahepeal pakub välja mingid, ma tean nagu Eesti e-poodi asju, aga mõtlen, et see ei ole, meil ei ole sellist poodi, klikin peale, ei olegi. Et vahepeal ta nagu, et ongi, et need on nagu mingid jamad, mis nende mudelitega vahepeal on, aga mingid asjad ta pakub õigesti välja ja ongi, asi on olemas ja tellin ära ja väga hästi. Ja siin on nagu näha, et nad näevad, need mudelid näevad ka, et e-kaubandus on üks siuke oluline nagu vertikaal nende jaoks, et siin just täna oli PayPaliga tuli see ChatGPT mingid integratsioon välja, et just hiljuti oli Shopify ja Walmart ja nii edasi, et mõte ongi see, et kuna see mudel õpib sind järjest paremini tundma, et siis saad lihtsalt lasta temal mingeid asju endale tellida ja maksta kohe selle nagu ChatGPT nagu sees ära. Ja võib-olla siin on nagu, et kui enne oli küsimus, et mis on Eesti kaupmeestele või siis Eesti mingite tooteloojatele või siis üldse, või siis tehnoloogiaettevõtetele, mis iganes nagu võimaluseks, siis see ChatGPT ja nagu teiste nende adumite või AI nagu mudelite tulek on selles mõttes väga suur muudatus, et selliseid platvormi nihkeid, et meie mäletame, kui siin telefoni peale tulid äpid, et mis siis nagu maailmaga toimus ja kui Facebookis sai üks hetk teha neid äppe sinna Facebooki canvas'i sisse ja kuidas see, mida see nagu võimaldas, et siukseid suuri nagu uusi võimalusi ennast nagu turundada ja nagu inimeste ette jõuda, et siukseid asju tuleb iga mingi 10 aasta tagant umbes ja praegu on nüüd avanemas ikka uus nagu võimalus, et ja kõik kaardid nagu Facebookide ja Google'ite ja kõigi suurte vahel jagatakse nüüd ringi, et see on tegelikult see, kes siin praegu nagu hästi nagu läbi ammustab, võib saada nagu päris suure nagu edu endal siin. Mis mind ikkagi hämmastab on vaadata sellist majanduslikku loogikat, et need suured ettevõtted, suured süsteemid loovad tarbijatele väga palju väärtust ja kui siis see tarbija kogemus tihti jõuab siis sinnani, et kui sa põrkud selle süsteemiga, siis äkitselt sind ei vaadata kui inimest. Minu kõige positiivsemad kogemused ongi see, et kui sa lähed mingi suure süsteemi vastu, kas hotellikett või midagi taolist, sind koheldakse inimesena. See tähendab, et sellele inimesele, kes on teenindaja, on antud õigus su probleem tegelikult ära lahendada, mitte ta ei järgi nagu reegleid. Ütled, näed, meil on selline reegel, sa ei mahutu sinna, siis vaid sind ütleks, et sul on probleem ja okei, eks ole, et teeme niimoodi. Mure on selles, et see tööjõud, need inimesed, kellele anda õigus probleeme lahendada, on kallim tööjõud, et see nii-öelda kõige odavama siin peab ikka väikse vaidlusega üles võtma, et ma arvan, kõigil on meil ju ikkagi selline mingi arusaam sellest, mis on õige või vale olemas, et ma arvan, et see on ikkagi
õigus neid otsuseid teha, et kui sa ütled inimestega suhelda, vaadata, et meie haridustasemed lähevad üles, noh mina ei saa küll aru, et miks me võiks inimestele seda õigust anda, sa pärast said ju monitoorida, aga kui ta on mitu viga teinud, noh okei, et siis võtame ära. jah, see on võib-olla organisatsiooni kultuuris kinni rohkem, aga minu ma nagu Silverile tooks risti vastupidise suuna, mis mulle nagu on meeldinud, võib-olla see on ka eaga seotud, aga ma just lugesin ühte uuringut selle kohta, et kuna rahvastik vananeb ja inimeste tervis paraneb, ehk et me varsti näeme võib-olla 100-aastaseid ostjaid ümberringi järjest rohkem ja rohkem, eks ole. Et need inimesed tegelikult, neil on neil on suhtlemisvaegus ja nad vajavad abi, eks ole, et tegelikult see inimlik moment, et isegi kui nad ei suuda võib-olla enam näiteks, ma ei tea, mingit äppi kasutada, kuna nende motoorika ei võimalda mingi õigele nupule vajutada või kõik see ja tegelikult ju muutub ajaga. Et need inimesed tahavad, et nad lähevad sinna enda lähipoodi ja nad saavad kellegagi juttu rääkida ja see müüja aitaks neile midagi välja valida või soovitaks. Et see inimlike kontaktide osa ja sellepärast näiteks turud mulle isiklikult meeldivad, et kui sul on mingi kindlad müüjad, kellega saab kas või niisama nalja visata või rääkida või tegelikult ka kodulähedases poes tihti on tuttavad müüjad, et see inimlike kontaktide, ma arvan, et selle osatähtsus on, seda ei tohi ära unustada, et see, et ma saan kuskil nii-öelda digitaalselt shopata, see kindlasti teatud valdkondades. Õiget juttu räägid, Ando. Aga see suhtlemise pool tegelikult, see on ka väga tähtis ja ma arvan, et see selles mõttes üks kindlamaid garantiisid, miks kunagi ei juhtu seda, et 100% kaubandusest kuskile e-kanalisse kaob, et lihtsalt inimestel on vaja omavahel rääkida ka ja nad vajavad seda või tahavad, et see on, ma arvan, on nagu hea ja no mis on negatiivne, mis nagu kõige rohkem vihastab on tihti, mida viimasel ajal 2 korda järjest vihastanud see, et ma olen läinud poodi ja saanud, eile ma käisin Tartus magasiini poes, ostsin sealt ühe purgi nõudepesuvahendit. Kujutage ette, hommikul kell 9 või kell 10 avatakse see pood, läksin sisse, ostsin nõudepesuvahendi, tulin välja, olin juba parkimistrahvi saanud ja tuleb välja, et seal oleks pidanud parkimiskella panema. Et nagu ütleme sellised väiksed asjad, et ma kindlasti see ei ole üldse magasiini poega seotud see parkla ja nii edasi. Aga lihtsalt nagu hommikul sa avastad, et sa lähed seda soodsat nõudepesuvahendit ostma ja oled siis minutiga 45 € trahvi saanud. See on see haiglate kõige suurem probleem, eks ole, parkimiskohad, et kui sa oled selleks ajaks, kui sa sinna nagu emosse jõuad, sa oled juba nii närvis. Et tegelikult ütleme, ma arvan, et kaupmeeste jaoks on nagu tervikkogemus, et tegelikult see, et sul ukse taga on mingi teisele omanikule kuuluv maalapp, kes vastutab parkimise, on nagu teater algab puhvetist või ooper algab puhvetist, et see, et sa saad head etendust nautides kartulisalatist toidumürgituse on ikkagi ka natuke teatri asi, et see ei ole nagu ainult puhveti vastutus, eks ole. Et ma nagu soovitaks sellele. Sul ka juhtunud seda ja... ei, otseselt nii hullu ei ole. Aga kuna meil asi hakkab lõppemas, ma küsin teie käest vastuküsimuse, et kui keegi tahab investeerida kaubandusvaldkonda või mingi sarnasesse valdkonda, siis kus te näete, et kus see tuleviku võimalused võiks olla? Kuhu poole vaadata, et sa rääksid AI-st palju, et ma ei tea, kas ma suunan juba. Kas jutt on nüüd niimoodi, et me räägime siis aktsiates, mitte nagu... No mis iganes, et keegi tahaks raha paigutada kaubandusega seotud valdkondadesse, olgu siis aktsiaid osta või ise asutada ettevõtet või toetada mõnda, ma ei tea, riskikapitalistina mõnda alustavat. Selles mõttes on nagu praegu huvitav olukord, et sul on tekkimas siuke nagu osad nimetavad seda AI nagu kas just mull, aga nagu kõva üleinvesteerimine sellesse AI nagu taristusse seal, et sisuliselt väga paljud kohad, kus sa juba praegu investeerid, olgu see sinu mis iganes mingi pensionifond või väga paljud aktsiad, kõik need on omavahel juba seotud sellega, kui hästi sellel AI ütleme ettevõtetel suuremas plaanis läheb, et ma ei mäleta, mis see protsent on, aga hästi suur osa sellest S&P 500 nagu kasvust viimasel ajal on puhtalt mingi nagu mõned üksikud nagu ettevõtted selle ees, et tegelikult on see, et
enamus kohti, kuhu sa paned, sa juba ilmselt väike osa niikuinii paned sinna EAS-i ka, et sa kas sa paned otse nagu kuhugi enda arust kindlasse fondi või siis otse Nvidiasse, et Nvidia on päris suur osa sellest nagu fondist. Et aga niimoodi ma nagu, et lihtsalt tuues selle enda nalja siin, et mõtlesime küll pikalt, mis teha, aga tegelikult oleks pidanud lihtsalt Amazoni panema. Et ilmselt, kui me nagu 10 aasta pärast kokku saame, et ilmselt see Amazon on teinud jälle mingi kasvu, et kas ta on nagu 10 korda kasvanud järgmise 10 aastaga, aga ilmselt ta mingi osa nagu on ikka teinud. Lühidalt enda poolt ka, et nõukogude ajal sündinuna ma kipun olema kontraarian. Ja et kui kõik lähevad sinna e-kaubandusse või ütleme, et internetikanalitesse, siis mina soovitaks küll, et rohkem seda inimlikku kontakti ja tehke oma pangakontorid või tehke hoopis ujuge vastu voolu ja suhelge inimestega ja see mudel võib ka väga võitev olla. Jah, eriti elanikkonna vanunedes, mida me ei saa ka arvestamata jätta. Selline tänane saade sai investeerimisideede universum saatel nimeks KPMG Estonia seda toetab ja stuudios oli Astri Grupi üks omanikest Silver Hage ja Hanno Lindberg KPMG-st ja Hando Sinisalu saatejuhina ja kuulake meid jälle.